senderdus. Ja Piira pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saadet toetab EpicBet, jalgpallipanuste kodu. Tervist, head jalgpallisõbrad! Väga suur rõõm on teid tervitada Õhtulehe jalgpallistuudios MM-i ajal. Jalgpalli MM-i ajal teeme siis 3. poolaja eriosad, 9 eri episoodi. Tavalised jutud jalgpalliinimestega asenduvad jalgpalli MM-i stuudioga. Külalised võib-olla nii, või eksperdid meil stuudios võib-olla nii erilised selles mõttes ei olegi, et Brent Tepistuga alles kohtusime ka 3. poolajas, nüüd klassikalises versioonis, nüüd kohtume jalgpalli MM-i stuudios. Brent, tervist! Tere minu poolt! Räägime alustuseks siis, mida tähendab sulle, kui MM täna pihta hakkab, on sul selline, ma ei tea, ma enda peas mõtlesin esimese koolipäeva, 1. septembri ärevus võib-olla, et pikalt oleme justkui oodanud, hakkab jälle pihta midagi suurt ja vägevat. On sul selline 1. septembri tunne, kui sellest narratiivist paralleelist kinni hakata? Jah, see on ikkagi suur jalgpallipidu, et võib-olla see on hea, et see iga 4 aasta tagant toimub. Et külastumist. Jah, ja siis see ootus selle võrra on võib-olla isegi suurem, et koondise jalgpall on alati eriline, et neid kõiki mängijaid, keda me oleme harjunud klubide eest mängimas, näha oma riigi eest mängimas on kuidagi see mõjub teistmoodi ja ägedamalt. On sul vahet, kas on EM või MM ka või? Eurooplasena ütleme mul vist väga ei ole tegelikult, ma mõtlen, et mul on iga 2 aasta tagant suur jalgpallipidu, ma arvan, sellises emotsiooni mõttes, MM on suurem ja mastaapsem, aga kuidagi ma arvan, seda ootusärevus on vist suhteliselt võrdne. Ja minu jaoks ikkagi MM on natuke suurem lihtsalt juba puhtalt selle pärast, et seal on näiteks Brasiilia, Argentiina, et MM kuidagi on ikkagi terviklikum. Mis on sinu esimene MM-i mälestus? Sa oled 93. aasta poiss, kust 98 tuli liiga vara või? 98 oli liiga vara, ei mäleta 98, küll aga on väga hästi meeles 2002 aasta MM siis Lõuna-Koreas, et see oli minu esimene selline suur jalkapidu, et mäletan siiamaani, kui ma vanematelt selle jalgpalli MM-i palli sain. See legendaarne, see kollane, õige pall. Ja õige palli sain ja siis ma mäletan, see lõhn on mul isegi veel siiamaani ninas, et see oli vägev, et sellel ajal kuidagi võib-olla see kogu sotsiaalmeedia ja seda ei eksisteerinud veel, et siis see tippjalgpall tundus kuidagi veel kaugem või siuke unelm, et tänapäeval võib-olla on seda infot nii palju, et võib-olla ma ei tea, kas noorte jaoks on isegi nii eriline see tänapäeval, aga sellel ajal tõesti see oli võimas. Kirjelda mulle siis kas see oli tavaline uus jalgpall või see oli mingi spetsiaalse lõhnaga uus jalgpall? Ei, see oli ikkagi karbis uus jalkapall, et aga ma mäletan jah seda suve, et ikkagi terve MM-i vältel Inglismaa vorm oli seljas ja pall oli õues valmis, et tegime enne mängu sooja seal ja siis läksime mänge vaatama. Mul on see sama, mina olen aasta noorem, mul on ka 2002 MM esimesena meeles, ilmselt vaatasin 2000 EM-i ka, aga seda ma ei mäleta. Ja mul on isegi 2002 MM on see esimene suur turniir, mida ma üldse mäletan ja kui see on hea on kuulda, et sul oli Inglismaa fänn, siis mina olin Brasiilia fänn, ehk siis Ronaldo soeng loomulikult, mul seletamatutel asjaoludel, mul on siiamaani meeles Brasiilia alagrupi mängude seisud. Ma ei tea, play-offides, ma mäletan, et Inglismaaga mindi kokku, aga ma play-offi seisu ei mäleta. Ma mäletan Ronaldinho väravat, mis ta Siimanile pani sealt mingi ääre pealt karistuslöögi tagumisse risti. Aga mul on hästi meeles 2-1 Türgi vastu, kus Rivaldo tegi nurgalipu juures seda tsirkust, löödi palliga ja siis kukkus pikali ja hakkas mingi hoidis näost kinni. 4-0 Hiina vastu ja 5-2 Costa Rica vastu. Mul on need alagrupi seisud, play-offide seisud ei ole meeles. Finaal oli 2-0, seda ma mäletan, aga Saksamaaga Ronaldo oli mõlemad väravad ja see soeng ka. Ronaldo üldse vist tuli põlvevigastusest tagasi ja tegi väga-väga hea turniiri, aga seda Ronaldinho väravat ma siiamaani vahest öösel ärkan higisena üles ja näen seda. Seda on tore, 24 aastat hiljem ühesõnaga on valusad mälestused esimesest MM-ist. Elasid läbi ka seda lapsena kuidagi eriti valusalt või? Vot seda ma täpselt ei mäleta, aga ma olen eluaegne Inglismaa suur fänn olnud. Tänu sellele Ronaldinho väravalu? David Beckhamile, et ta oli mul suur iidol sellel ajal.
aga samamoodi on Brasiilia mul üks lemmikutest tegelikult olnud, ma ei mäleta, kas 2002 ka oli, aga finaalis vist ikka juba. Jah, et läbi aastat ikkagi see samba jalgpall ja need esimesed Yoga Bonito videod ja asjad, et sealt see alguse sai, et olen, ütleme siis, ma arvan, et Ronaldinho on üks maagilisemaid jalgpallureid, kes üldse kunagi on eksisteerinud. Kindlasti, jah. Ja Neymar versus Ronaldinho, kuidas sa seal skaalal? Neymar ei pääse isegi lähedale? Ei. Et Ronaldinho on see mees. Nii, aga lähme siis selle turniiri juurde ka. Nii-öelda ajalooks lähme siis nagu vaatame ette 2026. aasta MM-ile ja mõtlesime teha formaadis, et räägime natukene koondistest ja räägime nagu mängijatest ka. Esiteks siis võitja või selline ideaalstsenaarium, kuidas see turniir kulgeb ja kuidas 19. juuli see kõik lõpeb, et julged tõesti Inglismaa peale panna ka siis või? No raha ma kindlasti ei paneks, et sisimas ma loodan nagu seda iga suur turniir, aga 60 aastat saab Inglismaa ainsast suurest võidust siis sellel MM-il 66 võitjad. Ja ma mäletan, mul oli kunagi see mingi jalkaentsüklopeedia või midagi, siis ma vaatasin, lugesin neid kordi ja kahjuks oli see üks ainus kord. Ja lihtne oli meelde võtta. Jah, aga Hispaania või ütleme Inglismaad ma loodan, ütleme, keda ma arvan, et on selle turniiri favoriidid, noh, ma ütleks võib-olla siis 3 satsi, et Hispaania, Brasiilia ja äkki Prantsusmaa. Mina ka arvan eeskätt Hispaania, nad vist on ka kerged soosikud, kui vaadata neid või mingisuguseid kõikide superarvutite ennustusi, et ütleme, mitte kellegi nagu tõenäosus ei ole muidugi väga suur, ja kõigi võidu tõenäosus on, ma arvan, mingi 15% kõige rohkem, eks ju. Aga vist on Hispaania võib-olla ka sellepärast, et neil on Lamine Yamal ja neil on 2 aasta tagune EM-i kuld nagu kaelas siiamaani, et vist on nemad kõige suuremad favoriidid ja mina ka pigem arvan, et Hispaania võib nagu minna lõpuni. Hispaanial on jah kuidagi see generatsioonide vahetus minu arust väga hästi õnnestunud, et nad mängivad kuidagi hästi sellist, hästi loovat, hästi kiiret, samas ütleme struktureeritud jalgpalli, et nad on kindlasti jah, ütleme. Ja De La Fuente ja ütleme see tuumik, kes võitis 22 EM-i, 24 EM-i on ju tegelikult sama laiasas, et Rodri on põlvevigastusest taastunud ja kõik need noored täkud seal ümber. No jah, ja Laminil ka ütleme, on võib-olla selline esimene hetk nüüd, kus tal on võimalik mängida ennast nagu nii-öelda sinna suurele pildile ja öelda, et mina olengi nüüd see uus maailma parim mängija. Et seda on huvitav vaadata, kuidas tema nagu oma isiklikus plaanis nagu toime tuleb. Ja tegelikult võrdlus 24. aastaga tema perspektiivi siis 24 oli, et äkki sealt tuleb, eks ju. Et vaatame, kuidas see noor poiss hakkama saab, kes sai turniiri ajal 17 vist. Nüüd ta on mis ta siis saab järelikult 19 sel aastal ja nüüd temast oodatakse juba. Ta on 18, aga temalt juba oodatakse. See on päris maru surve. Must hobune? Minu must hobune, keda mina pakun, on Norra. Et ma arvan, et Norrast võib oodata, samamoodi ma võib-olla ütleks Mehhiko, et mängivad ka kodupinnal ja nad on alati sellised näljased ja agressiivsed. Ütleme võib-olla ka Aasiast sealt, ütleme Lõuna-Korea on selline, kes võib alati üllatada. Lõuna-Korea ja Mehhiko nagu näeme ühes alagrupis ka. No siis see teeb natuke keerulisemaks seda, aga jah, samuti ka ma arvan äkki Jaapan võib-olla must hobune, kui nii võtta. Jaapanil on tegelikult selles mõttes, Jaapani juurde on korraks huvitav tulla võib-olla, kui kerida alagrupid ette praegu ju. Tundub, et ei keri. Aga et nende grupp ühesõnaga on kõige keerulisem selles mõttes, et kui me räägime siin turniiril surmagrupist, kus mõni suur võib, surmagrupiks on seda muidugi palju nimetada, aga et kui ütleme mõni suur siin grupis oleks see siis nagu Holland, võiks gruppi pidama jääda, siis ma arvan, et F-grupp on selline, kus ütleme, kui Holland peaks näiteks Rootsi ja Jaapani vastu komistama, siis Tuneesiaga mäng väikse surve all võib olla see, kus nad võivad välja jääda. Samuti võib-olla tahaks välja tuua isegi Kanada. Et Kanada on selline, ütleme, riigina suur riik, aga mitte jalgpalli mõistes. Aga mul on tunne, et nad hakkavad nagu vaikselt pead tõstma, et ma kuidagi olen jälginud seda Kanada arengut ka siin läbi aastate.
et kas see on see MM, vaatame, et neil on, ütleme, selliseid mängumehi küll, kes on juba kuskil siin Euroopa keskmikes ja ka tipus mõned, et saab olema huvitav. Mina tooksin välja Maroko, mis selles mõttes võib-olla, ma ei tea, kui musthobune on meeskond, kes oli 4 aasta eest nagu MM poolfinaalis, aga ega nad juba seal olid nagu suured üllatajad, ma ütleks, et ega keegi neist nagu praegu ka poolfinaali neid ei pane, aga nad on ikka päris hea põlvkonna kokku saanud ja see talvine Aafrika karikas, mille nad 2 kuud hiljem pärast finaali võitsid lõpuks. Et see on, ma arvan, nagu seal nad näitasid, et nad on endiselt head ja nad on täiesti jalgpalli hull riik ja ma kardan, et mulle nad üldse ei meeldinud, mida nad tegid seal Aafrika kodusel meistrivõistlusel, kuidas nad seal vastasmeeskonna väravaht mängu ajal pallipoistega kuidagi nagu häirisid ja nii edasi, aga ma kardan, et Maroko võib olla selline, grupist lähevad lebalt edasi. Haiti ja Šotimaa, 3. koht minimaalselt, eks ju. No Maroko poisid oskavad mängida, et ma olen ka läbi oma karjääri kohanud neid Sa mängid Maroko laste vastu? Ei, ma olen lihtsalt Maroko taustaga meeskonnakaaslasi omanud ja ka mängin nende vastu, et kui sa näed selle naavärvi järgi ära, et siuke Maroko poiss on, siis sa tead, et see mees oskab palliga. Kas sa oled selle pilguga koosseisi vaadanud, on sul mõni mees, kelle lisaks Promis Davidile ja Dominic Simonile, kelle vastu või kellega koos sa oled isegi mänginud? Tead, ei ole sellise pilguga vaadanud, aga lähen koju, siis vaatan üle. Nii, ebaõnnestuja. Ehk siis mõni meeskond, kes ajab lati selgelt maha? Tead, võib-olla küsimärgid on mul kuidagi on Argentiina ja Holland. Et mõlemad, me teame, on võimelised väga suuri asju tegema, aga mõlemad võivad ka nagu, neil on kuidagi see märk üles, nad võivad mõlemad ka kolinal alla kukkuda. Et kui me vaatame alagruppi siin Argentiinal, siis võib-olla siit on nagu raske kolinal välja kukkuda, aga mis saab pärast alagruppi, et see on võib-olla see küsimus. Tegelikult see päris oluline on see, kui sa lähed esimesena edasi, siis sa saad endale vastaseks 3. koha meeskonna tõenäoliselt, eks ju, aga kui sa lähed juba teisena või ka 3. edasi, siis on sul päris palju raskem kohe see edasine teekond ehk teoorias võiks olla Argentiina jaoks on ju lihtne õlutuskäik Alžeeria, Austria, Jordaania, aga kui nad juba 22 aastal alustasid kaotusega Saudi Araabiale MM-i, mille nad hiljem võitsid, siis ega siin ka on neid komistamiskohti. Ma tooks välja USA, kes ei ole küll nagu esimese suurusjärgu soosikute ringis, aga nende alagrupp on ka selline, et nagu mina ei julge raha panna sellele, et USA-sid kindlasti kõiki oma sääste ei pane selle peale, et kindlasti USA-sid edasi läheb, kui nad minust päris ühtlane punt. See on päris ühtlane alagrupp. Ma isegi ei julge välja tuua, kes selle grupi soosik peaks olema, et siin on suhteliselt 25 minu jaoks, et kõik võivad kõiki võita. Ja kui USA peaks kodusel MM-il jääma gruppi pidama, siis mina ei tahaks Donald Trump olla sel ajal, kui ma pean aru hakkama andma. No ma kujutan ette seda pinget, see USA kogu see trall, mis seal nii-öelda kõrval käib, see PR ja asjad, et kindlasti nendel poistel on suur pinge peal, et vaatame, kuidas nad hakkama saavad. Parim mängija ja või parim väravakutt, kui need peaks kattuma või need peaks eristuma, ma võin alustada, minul selles mõttes ei ole originaalne, ma panen Kylian Mbappé peale. Ja mul on teooria, mida ma hakkan nüüd nagu suruma läbi selle MM-i, et kui me peaksime olema 1,5 kuu pärast olukorras, kus Prantsusmaa tuleb maailmameistriks ja Mbappé on löönud, palju ta lööma peab, ta peab lööma vähemalt 5 väravat, sest ta on 28-aastaselt MM-idele peagade parim väravakütt ja 2 MM-tiitlit pluss 1 finaal, kus ta lõi juba ära triki. Et kas me hakkame siis juba Kylian Mbappést rääkima, kui nagu ütleme, kas me toome ta sinna vestlusesse sisse, kus on Messi ja Ronaldo ja Pelé ja Maradona ees? Ja ütleme, seda tunnet ei ole, on ju. Ei ole, aga 1,5 kuu pärast aga numbrid räägivad oma eest. Et jaa, minu esimene valik on ka Mbappé väravalööjaks. Ja parim mängija ma paneks ikkagi Jamali peale, et tal on kuidagi, ta on kuum praegu ja tundub, et ta tuleb kogu selle asjaga toime ka, et saame näha. Ja must hobune mängijate osakonnas ka, ütleme siis mängija, kellelt sa
ütleme 22 oli Cody Gakpo selline mees võib-olla, kes lõi väravaid ja sai nagu Liverpooli lepingu pärast seda 2018 Venemaa MM-il tõenäoliselt küll dopingu pealt vist nagu kogu Venemaa koondis, aga see Denis Tšerišev, kes oli 2 nädalat põhimõtteliselt nagu jäi mulje, et on maailma parim jalgpallur 4-2 nädalal, mil ta seal mängis, kes seekord võib-olla siis mõnevõrra ootamatult nagu Jamallide asjade varjust välja astub. Kui ma saaks, ütleme, mulle väga meeldib Norral see Antonio Nusa, et ta on selline, ma arvan, üks selliseid kuumemaid under the radar nagu, et radari all olevaid mängijaid, ta mängib vist Leipzigis äkki, et aga ta on päris huvitav mängumees, et võib-olla Nusa on see mees, ma ei tea, keda sina arvad? Mul on vale Luis Suarez, ehk siis meil ei ole küll seda Uruguay Luis Suarez sel turniiril, aga meil on Luis Suarez ikkagi olemas. Kolumbia eest Suareze numbreid vaadata on ka päris huvitav, ta on 2 hooaega järjest tulnud liiga parimaks väravakütiks. Eelmine hooaeg ta oli siis veel Almerias Hispaania esiliigas, lõi äkki 27-28 ja sel aastal lõi siis 27-28 sama palju väravaid umbes Lissaboni Sportingu eest Portugalis. Et Kolumbia on ka tegelikult... Kui vanad on? 27 ongi umbes samas vanuses ka. Sest ikkagi ei ole enam noorpoiss. Ei, ta ei ole enam noorpoiss, et ta on juba mingi Granadas ja natukene veel mänginud, et Kolumbia on ka selline, keda teoorias võib nagu näha potentsiaalse musta hobusena, et kuskil mingi veerandfinaali jõudmine ei oleks veel üllatav. Samal kontinendil mängida, et see ikkagi tahad või ei taha, see mingi eelis on, et need kõik Paraguaid ja Kolumbiad ja Mehhikod, et nad võivad saada minema. Ja, see on tegelikult asi, millest ju ka reaalselt, seesama Norra, kuidas saavad norralased hakkama sellega, kui nad peavad 35 kraadi käes mängima või isegi inglased, eks ju. Aga Toomasel oli see huudi oli peal, ma vaatasin piltide pealt seal pluss 35-ga, et valmistub ühesõnaga. Et vaatame. Ebaõnnestuja. Ebaõnnestuja siis mängijana. Mängijana, jah. Ma tahaks arvata, et 1-2 viimaste kümnendite parimatest mängijatest, et kas Messi või Ronaldo, ma arvan, et nad nagu mõlemad, ütleme, mingit hiigelturniiri ei tee, et ma arvan, et nende aeg paratamatult hakkab läbi saama, et võib-olla ma ütlen siis Ronaldo, et tema on see suur mees, kes võib-olla äkki ebaõnnestub. Ja olen selles mõttes, nüüd me paneme sama rauda taome, et mulle tundub, et Ronaldo turniir võib olla edukas, kui talle leitakse roll, mis ei ole nagu, ta ei pea olema see üks ja ainus, keda otsa vaadatakse. Aga kui, tegelikult on nähtud Portugali koondis ka ju siis, kui Ronaldo on pingile jätud, oligi äkki 4 aastat tagasi Šveitsi vastu ja Gonzalo Ramos tuli ja pani kübara trükki niimoodi. Samas väga nagu ei näe ka rolli sellist, et ta tuleks sul 15 minutiks iga mäng on. Et seal võibki olla, et võib-olla loodetavasti nagu saavad asjad klappima, aga seal on nagu seda eksimisruumi kuidagi ja ma enda peas ka näen, et ei tundu ebatõenäoline stsenaarium, kus Ronaldo lööb selle turniiril mingi 1 värava ainult, eks ju, et ja Portugal ei pruugi kaugele minna. Aga samas teades teda, siis ta seda väravat kindlasti jahtama. Ta tahab seda väravat kindlasti ja Ronaldo puhul on tähelepanuväärne see, et me oleme jõudnud olukorda, kus ta kõnnib oma 5. kümnendit ja ta pole MM-ide jooksul mitte ühtegi väravat play-offis löönud. Et kõik tema 8 väravat, mis tal on tulnud alagrupi turniiril. See on päris uskumatu fakt. Et kui Ronaldo, ma arvan, et ta teab seda ise ka ja ta on nagu mees, kellele numbrid on olulised ja maine on oluline, et ta selgelt tahab Portugaliga midagi teha ja see võib teoorias saada saatuslikuks, aga eks näha ole. Aga Messi puhul on sul ka mingi hirmu üleval? Ei, otsest hirmu ei ole, et mul on tunne võib-olla, et äkki Messile leitakse see roll võib-olla kuidagi paremini üles kui Ronaldole. Et lihtsalt nende mängu arvestades, et ütleme, et kui me räägime nagu mitte jooksmises, võib-olla see nagu Messile ja Argentiinale sobib nagu paremini, kui Messi ütleme õllub kuskil seal liinide vahel, saab palli ja siis hakkab toimetama kui see Ronaldo puhul. Et ütleme, ja mõnes mõttes võib vist see mängija oskab paremini öelda, aga Messi mängustiil võib-olla sõltub vanusest vähem või midagi jah, sellist? Võib-olla tõesti, et ta on natuke väiksem ja rohkem maadligi ja ütleme, need võib-olla liigutused võib-olla tunduvad natuke teravamad ikka kui Ronaldo puhul.
et noh, ütleme. Et Ronaldo see käärib parimate päevadega või versus ja, et Ronaldol ikkagi see kiirus oli nagu suurem trump, ütleme ka läbi karjääri, et seda tal ikkagi ilmselgelt visuaalselt on nagu vähemaks jäänud, et eks näha ole. Selge, loodame, et Ronaldo ikkagi häbisse ainult ei jää, seda ka ei tahaks. Kuule, aga lõpetuseks, ma ei tea, kui kõva TikToki ja Instagrami mingi riilide vend sa oled? Ei oma TikToki ja Instagramis. Süüke trend on juba tegelikult mõnda aega olnud, et see või teine. Ja igasugused staarjalgpallurid peavad ka valima et stiilis, et kumb on parem, kas Messi või Ronaldo, kõige labasem näide. Mul on sulle küsimus, kumb jõuab kaugemale? Nii, kumb jõuab kaugemale, Curaçao või Haiti? Haiti kõlab paremini. Haiti või Roheneme saared? Haiti. Haiti või Panama? Panama. Panama või Usbekistan? Cannavaro ja Usbekistan. Cannavaro ja Usbekistan. Usbekistan või Jordaania? Usbekistan. Usbekistan või Tuneesia? Tuneesia. Tuneesia või Bosnia ja Hertsegoviina? Tuneesia. Tuneesia või Iraak? Tuneesia. Tuneesia või Uus-Meremaa? Tuneesia. Tuneesia või Iraan? Tuneesia. Ühesõnaga siis selge. Tuneesia MM-i võitjaks. Sellest mingisugusest alumisest 10 või alumisest 8 meie ennustamist Tuneesiale kõige parem. Mina ennustasin, mis sina ennustad? Kui ma oleks sult vastupidi küsinud, siis sa jõudnud oleksid? Tuneesia või Bosnia, ma arvan. Okay. Bosniasse ma usun Edin Tšekosse. Lõpetuseks, mis sa arvad siis 48 koondisega MM-ist ja sellest, et Curaçaod, Haitit ja sellised meeskonnad on peal, on nagu kehvem tunne ka? Natuke on võõras, et ütlen ausalt, et juba nagu neid sama mingid Roheneme saar ja juba isegi Usbekistani nagu näha seal MM-il tundub võõras, kas see nagu annab värvi juurde või kuidagi võtab seda sära sealt MM-ilt ära, seda ma arvan, me nagu saame tunnetada läbi turniiri, et täna hakkab pihta ja vaatame siis, kus me omadega jõuame, et tuleb suur jalgpallipidu, et äge suvi, ma arvan, et kõiki mänge vaadata muidugi on kindlasti keeruline, et peab valima ja loodame, et peres naised, lapsed mõistavad ka, kui issi on vähe pikemalt üleval, et minu poolt 2 soovitust ka siia lõppu, vist on ööl vastu pühapäeva kell 4 öösel saab vaadata siis Haiti ja Šotimaa lahingut. Ja siis natuke enne hiljem, see on kas järgmisel nädalal millalgi, äkki oli kell 3:30 üks öö, on siis suur, nagu me näeme siin K-alagrupi andmine Kongo TV ja Usbekistan, et saab maru jalgpalli olema. Aga aitäh sulle, Brent, ja sinuga näeme siis veel juba õige pea. Tänud ka minu poolt ja head jalgpallipidu. Head jalgpallipidu kõigile ja ühel päeval näeme veel Brenti, või mitmel päeval näeme veel Brenti siin stuudios ja meiega on lisaks siis ka Lauri Nuuma ja Risto Sarapik, nii et tuleb vägev jalgpallipidu ja tulevad loodetavasti ka toredad jalgpallistuudiad. Aitäh kõigile. Siljevits endardus. Ja piire pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saadet toetab EpicBet, jalgpallipanuste kodu.